Lugupeetud spordisõbrad, esinen siin treenerite koolitajana, eluaegne töö olnud senimaani. Kuna tagasivaated on saanud põhiliselt sildi nostalgia kohta, siis minu sõnavõtt puudutab vaadet ette ja alustan sellega. Põhiküsimuseks treeneri staatus. Et kui muusikakoolis, kunstikoolis töötavad pedagoogid, siis kui treener pole pedagoog, kuigi seda nõuab tema töö, siis loen seda sotsiaalseks ebaõigluseks. Kui treenerit tema töö ei toida, on see samuti sotsiaalne ebaõiglus, põhjustades ebakindlust ja nagu me teame, see võimendub ka tema õpilastes. Selle lahenduseks on lisateenistuse otsimine. See võtab treenerilt võimaluse pühenduda, ta hakkab tegema oma tööd väsinult, ajakitsikuses. See võtab ära temalt tema töö loomingulisuse ja varsti ka tulemuslikkuse. Ja see viib kõik selleni, et see elukutse on väga ebapopulaarne. Seda elukutset ei minda enam õppima, treeneritele ei tule järelkasvu. Ja seda võimendab ka riikliku tellimuse puudumine. Ja nüüd, kui ühel elukutsel ühes riigis kaob pühendumise võimalus loominguliseks eneseteostuseks, kaotab see elukutse oma eetilisuse aluse. See asendub künismiga ja lõpuks indiviidi künismiga ja see, ma arvan, on selle elukutse lõpp. Arutame siin tegelikult spordisüsteemi ja tegelikult me arutame suhteid. Suhted on ka tänapäeva juhtimisteoorias üks olulisemaid küsimusi ja teemasid. Jah, organisatsiooni struktuurid, koolitused, need kõik on olulised, kuid tegelikult me ei tohi eirata seda kõige tähtsamat, kõige põhilisemat. See, et meil on vajadus üksteist usaldada ka selle organisatsiooni sees. Et meil on vajadus mõtestatud töö järele ja meil on soov anda oma panus ja saada selle eest ka tänu. Et meil on vajadus osaleda muutustes, mis meid mõjutavad ja ma arvan, see on treeneri sõnum.